see olen mina siis, kui ma endast videoid teen. Mr. Bean oli YouTuberi trendsetter. Täiskogu. Ilmselgelt see oli päris hea viis, kuidas vastu võtta. Mitte, et ma nagu niikuinii ei magaks, on ju. Ma olen päris palju öid veetnud oma lage vaadates. Põhimõtteliselt mõeldes selle üle, et 2020 oli päris kohutav aasta, olgem ausad, aga see ei olnud nagu kõige kohutavam aasta. Nagu võrreldes sellega, mis asi mul 2014 toimus, siis 2020 oli praktiliselt lillepidu nagu. Ma olen julgenud kaamera ette tulla. Täiesti haprana. Ma olen olnud ilma meigita. Ma olen olnud täiesti poistes nägudega hommikuti. Ma olen julgenud filmida seda, panna seda interneti ülesse. Mul ei ole õrna aimugi, kes seda isegi vaatab. Ma tegelikult isegi ei tea, miks inimesed seda vaatavad. Ma olen üsna kindel, et on inimesi, kes arvavad, et ma olen täiesti, ma ei tea, olla täiesti haavatav. Ja ma poleks elu sees uskunud, et ma suudaks midagi sellist teha. Eriti üle ma põhimõtteliselt lihtsalt näitan ennast nagu terve maailma, mitte terve maailma. Kui mul nii vähe inimesi vaatab seda. Terve vaatajaskonna maailma ees. Ma olen julgenud olla ilma maskita. Ja ma arvan, et see on kõige võimsam asi, mida ma julgesin lõpuks nagu see aasta teha. Ma poleks elu sees uskunud, et ma hakkaks kunagi rääkima internetis oma haiglalugudest, oma tervise teekonnast. Ma olen näidanud teile, mis elu on. Elada basically lihtsalt words. Ma olen kirjutaja, ma ei oska sõnadega ennast väljendada. Ilmselgelt see videoblogi värk on nagu väga uus ja teistsugune.
ja nagu ma ei ole sõnadega hea, ma olen klaviatuuriga hea, ma olen pastakatega ja ma oskan väga hästi kirjutada kõiki oma asju paberile, blogisse, Word dokumentidesse nagu sellepärast ma olengi täiesti šokeeritud, et inimesed nagu vaatavad seda, sellepärast et ma nagu sõnad, mõtted. See on kõige suurem eneseületus, mida ma olen suutnud iseendaga teha vähivõitluse kõrvalt ja kaksikute kasvatamisega. Ma ei saa öelda, et ma teen seda üksinda. Kuigi legaalses mõttes tegelikult technically kaksikud ei ole minu omad. Long story. Ma ei taha sellest rääkida, väga valus. Ilmselgelt ma sünnitasin neid, ma kandsin neid oma kõhus 32 nädalat. Mul see teekond on olnud nagu basically see on nagu täitsa amazing minu jaoks, et ma olen suutnud nagu lõpuks hakata rääkima asjadest, mis on nagu mind kinnisena hoidnud nii-öelda. Selles mõttes, et ilmselgelt kõik mu sõbrad, sugulased, perekond, tuttavad on teadlik sellest, et mul ei ole väga lihtne elu. Viimased 7-8 aastat vähemalt. Ja see on ainult selle vähi osas, eks ole. Ja kui ma rasedaks jäin, minu plaan ei olnud see, et ma sünnitan lapsed ja siis ma olen kohustatud nad kohe ära andma, eks ole. Ma arvan, et minu jutupoint lihtsalt oli see, et või on see, et vahet ei ole, mis sinu eluplaanid on või mida sa oma eluga teha tahad. See võib kõik väga kiiresti muutuda. Sinult võib, elu võib reaalselt kõik sinult ära võtta. Hool eakate vanemate või puudega lapse eest. Minu kool see jaanuar on võimalikult palju oma mõtteid mujale viia ja hoida ennast. Fuck it, ma ei oska rääkida.
nii et sinu on siis 1. jaanuar, esimene smuudi. ja siit tahad süda ära võtta. Cheers.